Just siin labori keskel seisab uus tehnoloogiaime. Aga mis see ikkagi täpsemalt on? Tänapäeva maailmas pole enam ammu meri lihtsalt paik, kus laevad sõidavad. Meres on palju taristut. Meres arendatakse tuuleparke, meres jooksevad eluks vajalikud kaablid, torud ja nii edasi. Seejuures on meretransport aga endiselt elutähtis majandusvaldkond ning kui selle ohutus, efektiivsus ja kulutõhusus on jätkuvalt suureks väljakutseks, siis kasvavad probleemid ka merereostusega ja taristuvalvega. Seisame silmitsi väljakutsega luua merel energiaefektiivseid, uusi ja nutikamaid lahendusi, nii taristu monitoorimiseks kui ka valveks. Meil on sellele väljakutsele lahendus. AI-põhine kapten, mis kasutab võimsat tehisintellekti merel toimetavate laevade juhtimiseks. AI suudab hinnata tuhandeid muutujaid, sealhulgas ilmastikutingimusi, robotlaeva tehnilisi parameetreid ja liikluse tihedust ning seejärel teha kiireid ja täpseid otsuseid, et vältida kokkupõrkeid ja tagada ohutu liiklemine. Mitmed need väga võimekad tarkvarafunktsioonid on loodud just AIRE projekti raames. Sel põhjusel on tulemas ka järgmine AIRE projekt, kus on plaanis edasi arendada mitmeid olulisi sensoreid ja algoritme. Aga kuidas saame olla kindlad, et AI-põhine kapten teeb õigeid otsuseid? Selleks on meil reaalaja info juhtimiskeskuses, kus saame robotlaeva jälgida. Meil on loodud robotlaevast digitaalne kaksik ehk virtuaalne mudel, mis kuvab reaalajas laeva käitumist erinevates tingimustes, annab operaatorile soovitusi ning kuvab hoiatusi. Kokkuvõtvalt tähendab see seda, et autonoomne Mindship robotlaev suudab tänu AI-kapteni tehnoloogiale liikuda läbi keeruliste olukordade, jälgides hoolikalt oma ümbrust ja reageerida kiiresti muutuvatele tingimustele. Täpselt nagu me siin hetkel näeme. Tulevikus tähendab see ohutumat merevedu, suuremat efektiivsust ja märkimisväärset aja ning energia kokkuhoidu ühes maailma suurimas majandusvaldkonnas.